mine kooli, mina tulen Üljega. See on üks ülioluline harjutus ja eriti siis oluline neile, kellel on skolioos. Tule kõigepealt alumise hoida peale, puusalaiune hark, keerab natuke kannad sisse ja pinguta oma koharelihas. Tõmba kõht sisse ja nüüd tõstab üks jalg, sinuta pikaks ja tõsta vastaskäsi ja vaata, see käsi on vaba, õlg on vaba ja nüüd tunne, et sa oled täiesti otsepärane. Tunne, kuidas sa lähed jalast pikaks, käsi on lihtsalt kehale pikenduseks ja nüüd lasen alla. Hingad sisse ja hingad välja. Vaata, töötab nii ülavalevihak uuesti. Hingad sisse, hingad välja. Hingad sisse, kogu aeg oled paralleelne põrandaga. Hoiad oma keha kogu aeg otse üles, alla. Hingad sisse, hingad välja. 2 hetke. Hingad sisse, hingad välja. Hingad sisse, järgmine kord sa jääd siia, kontrolli asendit, jääd paralleelseks, suru puusarukid mati sisse ja tee hästi väike piste käe-jalaga. Hopp, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lase vabaks, pane käed õlgade alla, tõmba ennast üles, pane panna kuhu õlled lahku ja tule istu nii palju kanna peale, kui saab. Lase õlavööde vabaks, korraks vabaks. Tuleb tagasi üles ja liigub uuesti kuhugi. Võtame teise poole, täpselt samamoodi. Puusangi maha, armmise hoida peale. Tunne, kuidas oled otse, sinuta jalast pikaks ja lähme siit tööle. Alla ja üles, alla ja üles. Tuleb alla ja üles, alla ja jälgi, et ülakehad teeb täpselt samamoodi töö ja õlavööd on vabad. Käsi on kehale pikenduseks. 4 ja üles, 3 ja üles, 2 ja üles ja viimane jääd. Sinuta jalast pikaks, tunne, kuidas sa lähed paralleelne põrandaga. Kael on vaba, kuklast pikaks ja anname väiksed tõsted. Hopp, 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 hopp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja lase vabaks. Pane käed uuesti õlgade alla. Ja tule istu tagasi kannale, lase õlad vabaks kukkuda ja nüüd natuke kiiguta ennast ühe õla pealt teisele. Proovi jätta puus kanna külge ja liiguta pisut ülakehta. Nii, saime muusika tagasi ja tuleb uuesti kruuli. Seal on puusaliigesele hästi hea harjutus, eriti neile, kelle kipuseb veelu pea sinna puusaliigese sisse kinni jääma, siis võta puusaliigene hark ja keera kannad sisse, keera. Sa tahaksid need kannad justkui maa külge suruda. Samaaegselt kogu aeg hoiad alapõhdu ja ülakeha vaba. Pane otsa esimesele kätte peale. Ja nüüd jätame need kannad nii põranda lähedale, kui saad suu kokku. Ja nüüd pinguta tuhar ja tõsta jalad. Varbad välja, ülakeha vaba. Ja nüüd on reaalselt kerged löögid. Löög, löög, löög. See löög jõuab sulle puusaliigesesse välja. Reielu peale jõuab see löög. Hopp, 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 hopp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, olemas. Käed uuesti õlgade alla. Ja tuleb õlgade peale. Pane põlveliiges puusaliiges alla. Käed pane õlgade alla. Ja nüüd me teeme liikumisharjutuse. Pinda ala sellest ära võtta. Ja teed suure ringi teha. Ring ühtepidi ja tagasi. Ring teistpidi. Sa teed nii pikalt suure
sa võid võtta hantlit, aga sa ei pea üldse hantlit kasutama. Mina lihtsalt näitan, kuidas ma seda hantlit kasutan. Selleks, et siia luu vastu ei läheks, ma natuke painutan ära ja siis panen hantli. Ja selleks, et see hantel minema ei jookseks, ma sirutan kergelt käka ära. Nüüd ma soovitan, et sa paned küünarnukid õlgad alla, see aitab su keha stabiilsena hoida. Nüüd need ilusa suure ringi ühtepidi, tagasi, suur ring teistpidi, tagasi, ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tagasi, ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tagasi, läbi, ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tagasi, ring ühtepidi, tagasi ja teistpidi. Teeme veel 4 ringi. 1 ja alla ja 2 ilusad suured ringid. Nii suur, kui on võimalik teha ja viimane ka. Nüüd ma võtan selle hantli ära ja ma panen selle hantli teise põlvõntlasse, aga mul on hoopis teine harjutus. Jälle painutan ja panen. Nüüd sa paned oma käed täpselt siia õlgade alla. Ranne jääb otse ja rusika peale. Avariid kerel jälgi, et see küüru ei jääks. Ja nüüd sa joonistad põlvega 8, sa tuled kõhuvad läbi. Ja sa lähed selja tagant läbi. Aeglane töö. Anna aega lihastel venida. Ja tagasi. Ja kõhuvad läbi. Ja selja tagant läbi. Aeglaselt tee nii suur liikumine, kui sa selja tagant läbi. Tuled kõhuvad läbi. Ja selja tagant läbi. Tuled kõhuvad läbi. Ja selja tagant läbi. Tuled kõhuvad läbi. Ja selja tagant läbi. Veel kõhuvad läbi. Selja tagant läbi. Ja viimane kord tuled kõhuvad läbi. Ja selja tagant läbi. Nii, jätta see hantel siia. Tule uuesti küünarnukkide peale loengusse. Kõht sisse ja anname ringid. Ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tagasi, ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tule veel, ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tagasi, jälle ring ühtepidi, tagasi, ring teistpidi, tule veel 4 viimast kordust, 4, tagasi, 3 ja tagasi, 2 ja tagasi ja viimane olemas. Võtad hantli, paned teise põlvõndlasse ja tuled jälle võetud rusikate peale, avaring ära, kõht sisse ka 8, kõhuvad läbi, selja tagant läbi, kõhuvad läbi, selja tagant läbi, tuled kõhuvad läbi ja selja tagant läbi, veel kõhuvad läbi ja selja tagant läbi, kõhuvad läbi ja selja tagant läbi, hästi sügavalt kõhuvad ja selja tagant ja kõhuvad läbi ja selja tagant läbi, kõhuvad läbi ja üks kordus ongi jäänud ja kõhuvad läbi ja selja tagant läbi. Nii, raskus ära, väike lõdvestus randmetele. Nii, ja nüüd on aeg sealmaal, kui me saame hakata venitama. Nii, kui me juba siin põlvede peal oleme, siis võtame kõigepealt puusapainutajad ette. Vastupidi seal ette. Ja hüppeliige sees, kõlleliige järgi. Nüüd korraks käed puusampidele ja tõuka oma puusampid paralleelseks. Kui sa siin jääd puusaku taha, see juba varastab venitust. Jääd otsa ja liigu siit ette minevikuks, pikkusesse. Ja tule tagasi korraks veel pilk taha jalale. Kui sul on päkk sisse, säär sisse, siis sa juba varastab ka venitust säti otsa. Ja tule uuesti liigud ette ja tuleb tagasi. Lähed nii palju, et sa tunne, kuidas lihase
staatiline venitus, aga nüüd keerad ja tagasi. Siin on hea, hinga välja ja tagasi. Proovi siis nii, et kere teeb seda pööret mitte pea, sest keha on nii kaval, ikka tahaks saada natukene kergemalt, kui on variant. Ja hingad välja, hingad siis katse, hingad välja, hingad siis viimane kord, hingad välja, siis paned mul käed maha ja astud jala juurde ja nüüd korrad siin lõdvesta mõlemad jalad lõdvesta. Nii, võtame teise jala. Istud ette, hüppeliiges, vaata kõll läheb suurepära ühte suunda, tagumine jalg säärest otse, puusankid otse ja lähme siit liiguma. Liigud ette ja tuled tagasi. Uuesti liigud ette ja tuled tagasi. Lähme liigud ette ja tuled tagasi. Liigud ette, kui tunned, et tahad teha tunduvalt aeglasemalt, võid teha. Kiiremini eriti ei soovita. Ja tule veel. Liigud ette ja tagasi. Lähme 2 korda veel. Liigud ette ja järgmine kord sa jääd siia ja jääd. Jälle mõtle sellele, tuli jääb kavaks ja lähme keerame. Hingad välja ja hingad sisse. Tule veel. Hingad välja, hingad sisse. Tule veel. Hingad välja, hingad sisse. Hingad välja, hingad sisse. 2 veel. Hingad välja ja täitsa viimane. Hingad välja ja paned oma käed maha. Viid jala taha ja jälle anna selline väike lõdvestus. Nii, nüüd võtad puusanõiusa värvi, käed jäävad õlgade alla ja tõukad ennast alla vandmas põrgu. Nii palju sul kannad maha, kui keha lubab ja lase mõled tagasi. Tule uuesti. Suur kannad maha või ei saa enne sellest mitte midagi. Sa lähed täpselt nii palju kandadest maha, kui sinu keha on. Ikka kogu aeg kuulad, et endale haiget ei tee. Tagasi ja üles ja all. Jälgi, et su küünarliiges ei läheks plokki. Küünarliiges on natuke vabaks. Alla ja tagasi. Tule veel. Alla ja tagasi. Ja alla ja tagasi. Ja alla. Ja nüüd järgmine kord jää puus üles. Tõuka kergelt keha läbi kätte ja nüüd vahendumisi tõukad kanda maha ja teine päkale. Ja suur, 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 suur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuleb armastele, lased põlved maha ja tõukad üles ja lõdvest. Nii, tuleme istume. Ja võtame paneme tallad kokku, see on selline jälle üks väga hea harjutus puusaliigesel. Samas ma võtan alaseina ka siit kaasa, seo kätega tallad vastamisi ja natukene sinuta ennast ülespoole. Ja nüüd kergelt kiigutad, see on siis ballistiline venitus, aga sellega sa nüüd tunned väga hästi ära, kas need mõlemad puusad teevad ühesugust tööd. Kuidas nad liiguvad? Nii, ja nüüd jää siia ja suupõlved nii palju mati suunas, kui saad. Ja nüüd sirge seljaga kallutad ette. Täpselt nii palju, kui sinu keha lubab ja tuled üles tagasi. Ja mõtle sellele, et sa lähed sirge seljaga ja liigud alla ja tuled üles. Nii reie lähendaja kui ka alaselja lihased, sa tunned, kuidas alaselja
kui sinu keha lubab. Ja nüüd sa kiigud ühe puusa pealt teise peale. Proovid oma ülakeha nii vabaks lasta, kui saad. Ja kiigud, ja kiigud, ja kiigud, ja kiigud, ja kiigud. Rahulikult sa tunned, kuidas sul hakkavad lihased järjest järgi venima, järgi andma. Isegi kui on kuskilt natuke valus, siis selline liikumine vabastab pinget lihases. Tule tagasi keskele, pane peotsad maha ja tõuka üles. Nii, korjame jalad kokku. Ja et venitus liiga pikaks ja ei läheks, siis teeme hoopis pikad lihased selja pealt, aga ka alaselja lihased. Nii, sa võtad puusaväljuse hargi ja võtad päka väliskülgedest kinni ja nüüd vajutad gaasipedaali. Sa tunned, kuidas juba ülakeha läks venitusse, nüüd lased pea rinnale ja proovime need õlad vabaks lasta, et nad ei tule siia kõrvade juurde. Ja nüüd liigu alaseljast ka veel küüru ja samaaegselt vajuta natukene nagu gaasipedaali ja lase vabaks. Tuleb tagasi lõdvastusse ja hinga välja, mine pikaks lihastele ja lase vabaks. Tule uuesti hingad välja, mine pikkusesse ja lõdvastusse. Uuesti mine pikkusesse ja lõdvastusse. Lähe veel ja mine pikkusesse ja lõdvastusse. Tule veel, lähed pikkusesse ja lõdvastusse. Viimane kord sa jääd siia. Ja nüüd on sul selline tunne, et vöökohast keegi võtab kinni ja tõmbab sind tahapoole. Joostad alaseljaliha läks ka venima. Ja lase vabaks. Tulbad enne siit üles, korraks lase ühele poole, teisele poole kukkuda. Nii, ei ole harjunud. Nii väikse ajaga hakkama saama, ikka tahaks tund aega venitada. Ja, aga kuna alaselg on hästi välgane probleem, siis ma võtan nüüd veel seda kera alumist osa, tegelikult venib siis reie tagumine ka. Kui sa tunned, et sul jääb paagen sellisesse asendisse ja sa ei saa tulla siit sirgeks, siis lihtsalt võta keera natuke rulli ja sa istud siia mati selma peale ja sul on juba see nurk tunduvalt parem. Nii, päkad jäävad üles ja tee siit mõnus sirutus jälle lülisambast pikaks. Ja see on siis tegelikult pilatese saagimine, väga hea harjutus, jälle tuli vabaks ja nüüd sa liigud siit väikse varba suunas, vaatad taha käele ja tuled tagasi sirutusse. Nüüd kogu aeg, kui sa liigud vastaspoole väikse varba suunas, tunne, kuidas teine pool puusast ei tõuse üles. Jah, tagasi. Tule veel. Hingad välja. Hingad sisse. Hingad välja. Hingad sisse. Lähme veel. Hingad välja. Vastaspoole puus ja maa, muidu me kera alaosa venima ei saa. Hingad välja. Vaatad taha käele. Hingad sisse. Lähme veel. Hingad välja. Hingad sisse. Nüüd viimane kord jää siia. Jää täpselt nii palju, kui sa proovi ülakeha vabaks lasta, hoia ja tunne nüüd seda vastaspuusa. Istmikluu jääb ilusti maha ja tule siit üles tagasi. Mine teisel poole, vaata, päkad ei kaota oma asendi, päkad vaatavad ots seljas, vaate taha käele, aga ülakeha vaba. Suru vastaspuus tugevalt maas, tunne, kuidas see kera alaosa läks venima kohe pikalt ja tule üles tagasi ja lase vabaks. Nii, võtame siit ühe hea venituse veel kogu keha tagaosale. Tule jälle istu see istmiku luude peale ja võta keha eeltähekuju. Iga välja hingamisega sa liigud ainult sammukene edasi. Jalad võivad olla paigutatud, igal ühel on oma venivus. Ja hingad välja, tuled lõppasendisse tagasi. Kogu aeg sammuke, sammuke, sammuke.
su keha hakkab sulle järgi andma. Nii, hinga välja. Hinga sisse. Mina liigub põlvede suunas, hinga välja, läksin natuke edasi. Hinga sisse, mine veel. Lähen natuke kaugemale. Ja mõtle kogu aeg sellele, et sinu kehal peab olema hea hinna välja ja sisse. Lõpesta oma ülakeha, lase vajuda. Tuled üles tagasi ja lase vajuda. Ja kogu aeg sa lähed kuni magusa valuni, mitte üle selle. Ja vajuda ja tagasi. Liigud ette ja tagasi. Selline hästi mõnus sujuv pehme liikumine. Ja tagasi. Tule veel ja vajud. Ja tule tagasi. Tule veel ja vajud. Tule tagasi. Hingad välja. Hingad sisse. 2 veel. Hingad välja. Hingad sisse. Täitsa viimane kord. Hingad välja. Hingad sisse. No nii, anna väike lõdvestus ja me lähme veel kõhuli. Võtame kõhulihaste venituse ja kogu aeg oleme teinud keha tagumisele poolele. Teeme natukene nüüd ka keha eesmisele poolele. Võta ruusaleiuna alt, sirutama väga teha ja jälle kiire kannad natuke sisse. Pinguta too aeg, pane käed õlgade alla ja tõupa ennast siit üles täpselt nii palju, kui sinul on okei. Sul ei ole lülisamba valus ja nüüd tõupa oma õlad alla ja mine kuklast pikaks. Pinguta iga üles tulemisega tuharelihas. Pinguta tuhar ja tule alla tagasi. Ja pinguta tuharelihase ja lõdvesta. Just pingutasid tuhar, mine kuklast pikaks ja tule tagasi. Oluline on see, et sul lülisamba ei oleks valus. Surud kogu aeg kuusa maha nii palju kui saad ja üles ja tagasi. Lähme tõukad üles ja tagasi. 2 kordust veel. Pingutad tuharelihase. Tulen tagasi ja viimane kord. Pingutad tuharelihase. Tulen tagasi. Nii. Ja nüüd tegelikult minu lemmik venitas, igal ühel on oma lemmik harjutas, mul on oma lemmik venitus. Nii, nüüd keera ühe järgist täpselt nii palju kui saad. Võtad käe varvastist kinni ja nüüd sa juba tunned, su õla eesosa venib. Nüüd hingad sisse ja välja hingates lasid ülalise jala lihtsalt vabaks kukkuda, lõdvesta see jalg ära, lõdvesta oma keha ja sa tunned, kuidas sul see vaagna veide hakkab hästi mõnusalt koos eespinnaga venima. Samaaegselt õla eesosa venib. Ja tule tagasi kõhuli. Nii teine äärmesse. Täpselt nii palju, kui sinu keelega. Jälle üle eesuse venib. Nüüd see masendi kätte ja ma lõdvestan pealise ära. Lasid täiesti vabaks. Ja viianna tagasi. Vii käe üles ja tee pikk sinutus nagu tunned, et keegi tõmbab sinu kätest, keegi varastust, et mine hästi pikaks. Ja lõdvesta teha. Tule veel kord, mine hästi pikaks. Ja lõdvesta. Pane käed õlgad alla. Tule istu korraks kannale. Lase õlad vabaks ja vaju siit alla. Tõmbad ennast üles ja ei jää plahvata. Paar kaelaharjutust ikka kaalukle ei saa ilma. Nii. Tule, võtad ka see rätsepiste või kui sulle see rätsepiste kas põlve või puusaliides pärast ei sobi, siis võtad härgist. Oluline on see, et kui me kaelaharjutusi teeme, siis
ei ole sul siin valus, ei ole sul siin valus, ei ole sul siin valus. Muidu kaemnega koos eriti teha ei taha. Võta selline mõnus vaba istumine, su selge ei pea üldse olema pingutatult sirge ja lase oma lõug kukkuda vastu pintele. Too kõrv ühe õla juurde. Nüüd võta käsi ja ainult sõrmedega kergelt tõukad. Just, ei tee seda harjutust, sest siin me teeme oma kaenal närvidele natuke liiga. Piisab täiesti sõrmedest. Lase vabaks, keera nina diagonaali ja kergelt siit uklast tõukad. Võta käsi ära ja tule siit sügavalt suure kaare pealt läbi ja mine teise õla juurde kõrvaga. Võta kergelt käsi appi ja hästi kergelt sõrmedega suund. Sama venituse saab, mis praegu tõmmetas. Lase vabaks, keera nina diagonaali ja tõuka. Tule uuesti peale ette ja kergelt lase seal peale lihtsalt siin ees kiitada. Tuleb keskele ja tõsta oma pea. Igaks juhuks võtan ka selja eesmised astrikud siit, kui need siin, millel on lihased pinges, hakkavad käed ära suruma. Selleks on hästi selleks on hästi harjutus, et sa viid lihased sisse, võtad käed ja suud hambad. Õlad on selles vabad. Ja lase vabaks. Nii teise käsi ära, hambad õlad. Ja lase vabaks. Nii, ja viimane kaelaharjutus on multikaelaharjutus. Jälle põlad vabad, lõug alla, hambad kokku, keel sulake, et miimilised lihased oleksid lõdvestatud. Ja tõuka oma lõugu nii taha, kui sa õlad vabad. Ja lase vabaks. Nii, hinga sisse, sirutama selg hästi mõnusalt, pikaks. Ja välja hingata selle lõhvest. Tule veel, hinga sisse, siruta enda rülisemus pikaks. Jälle tõsta. Uuesti, minu laps alati iga kord, kui ma ütlen talle, et tuleb õppima hakata, teeb seda. Sellepärast lastele see harjutus meeldib. Nii, kõrvale. Hinga nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Hinga oma kopsu laiusesse. Ja viimane kord hingad kopsu laiusesse ja hinga välja. Ja aitäh sulle, et sa meiega võimlesid ja ilusat pühapäeva jätku.